niivõrd kaunid õiekesed muudkui libaks siin. Aga lendavad siin igasugused kõrvasid ja paksud. Need on kimalased. Kimalaste keha on tõesti kaetud tiheda karvastikuga. Ei tea, kas nad nõelavad ka ei? Ääl on neil küll siuke madal ja jäme. Kimalane muutub pahuraks siis, kui sa tema pesa läheduses oled. Muidu nad nõelama ei tiku. Aga kui ta nõelab? Siis ta sureb ära ju. Kimalase astel on mõeldud mitmekordseks kasutamiseks, nii et seda muret ei ole. Kuule, ma olen parem koju. Äkki neil kuskil siin läheduses on pesa. Siis ma olen õhtuseks kontserdiks paistes. Kimalane on kodumesilase sugulane. Karvased kimalased talletavad paremini soojust ja lendavad ringi ka jaheda ning pilves ilmaga. Samal ajal istub kodumesilane sooja ilma ootusest arus. Kimalased elavad väikeste peredena mätta all, müüripragudes või ka majavoodri all. Elu käib pesas kuni esimeste öökülmadeni. Ellu jäävad ainult sügisel koorunud emakimalased. See on olnud ka probleemiks, et kas kimalasi võtta kaitse alla või mitte, sest jällegi Euroopa võrdluses on meie kimalaste olukord suhteliselt hea, kuigi me näeme neid väga sageli surnutena tee ääres ja ka vahel auto radiaatori võrrede vahel on kimalaste arvukus ikka nii suur, et olulist ohtu nendel praegu ei ole. Putukad on edukad. Eestis elab ligikaudu 25 000 putukaliiki. Maailmas on need kirjeldatud üle miljoni. Tegelik arv võib olla isegi kuni 10 korda suurem. Paremini on tuntud liblikalised, me teame enam-vähem liikide arvu, mis on üle 2000, siis mardikalised on suhteliselt hästi uuritud liigilises mõttes, neid teatakse üle 3000 liigi. Nõrgemalt on uuritud kahetiivalisi ja kiletiivalisi. Putukad paljunevad väga kiiresti. Soodsate tingimuste ja vaenlaste puudumise korral kataksid nad hetkega kogu maapinna. Tegelikkuses seda juhtuda ei saa, sest toiduvarud on piiratud ja nad ise on toiduks paljudele loomadele, lindudele ja kaladele.